Tere! Mina olen Raido. Mina olen Mait. Mina olen ettevõttest nimega Ait Nord. Mina olen Mait Koverekist. Ja täna me räägime üsna põhjalikult soojuspumpadest laiemalt. Maasoojuspumpadest, õhkveest, jahutusest, küttest, tarbeveest ja seda läbi praktiku silmade. Et me jõuame tegelikult sinna, et seda süsteemi tuleb korrapäraselt hooldada spetsialisti poolt. Et siis on nagu lootust, et see asi kestab, jah? Just. Et muidugi meil on üks vääramatut jõusi ka nagu on elekter, mis lõhub, et kui väike on, siis ei kaitse ka kõige paremad mingisugused lahendused seal elektrikiibis, et väike käib igalt poolt üle. Kui me räägime neist maasoojuspumbast, siis meil on tegelikult ju ka kahte tüüpi valikut. Meil on inverterpump, meil on on-off pump. Ehk siis tegelikult samad võimsused, samad suurused, samad boilerid. Lihtsalt üks on inverter, ehk siis sagedusmuundur. Et ta valib endale, mis võimsusel ta töötab. Just, ta võimeline seal väinud võimsust muutma. Just. Ja see on-off siis meil töötab nagu täisvõimsusel ja jääb seisma. Ja seal on siis nagu nüüd see akupaak on nagu eriti tähtis. Jaa, aga ma veel räägis korra elektrist. Et vaata, mida sa mainisid, eks ole, et kui me räägime tiheasust aladest, näiteks linnad, alevikud, külad, kus meil on elektriga moel või teisel on päris korras. Ja. Eesti Energia on teinud, eks ole, ütleme siis Elering on teinud päris palju kulutusi, et see vool oleks stabiilne ja jõuaks õigel ajal õigesse kohta. Kui me räägime hajaasustusest, ehk siis me räägime üksi eraldi seisvad hooned, majad, võib-olla liini lõpud. Kumba sinna oleks nagu mõistlikum valida? Ja. Sinna oleks on-off masinad kindlasti paremad. Et inverterid on palju tundlikumad ja... Just nimelt selle voolu kõikumisel. Just, et kui Saaremaal näiteks on torm, siis ma näen kohe iga logidest, terve telefon on punane, kus on faasikontrolli häired. Okay. Et ja kindlasti on-offide puhul ei tule seda, aga... Ta on pigem natukene stabiilsem, veel tuimem, eks ole, selles mõttes selle voolu kõikumise puhul. Ja et kui ka siis näiteks äike ära lõõb, siis teda on natukene soodsam ka remontida. Ahah. Ja. Okei, hea teada sedagi. Eks, aga kui nüüd me võtame nüüd korra selles samas maailmas, räägime nüüd on-offid, inverterid, räägime ka tegelikult õhkvetest. Kui me nüüd oleme rääkinud torudest ja oleme rääkinud natukest vee paisumisest ja oleme rääkinud mõnevõrra ka sellest vee kvaliteedist siia taha, et nüüd, kui me vaatame seda pilti laiemalt, siis me näeme seda, eks ole, nii-öelda projektis mingisuguse hüdraulilise skeemil. Et mis seal olema peab? Akumulatsioonipaak, puhverpaak, nimetame seda, kuidas tahame, eks ole, tegelikult mingi massvett, millega me saame selle süsteemi nii-öelda tasakaalu. Just. Ehk siis kaks asja tegelikult, mis seal on, meil on ju kaks poolt, eks ole, meil on soojuspumba pool ja meil on kütte pool, mida nii-öelda eraldab siis akumulatsioonipaak. Eks meil on seal võivad olla ka erinevad temperatuuri vahed, eks ole, et kui me soojuspumba pool tahame saada seal oma temperatuuri ja küttekontuuri pool oma temperatuuri, see on üks asi, see on nii-öelda soojuspumba väga tehniline pool, aga kui me räägime nii-öelda lihtsalt sellest veest ja sellest soojuse ülekandest, siis miks sinu silmis on tegelikult akumulatsioonipaak on hea? On-off masinatel ja invertermasinatel, mõlemal akupaagid ja invertersüsteemile akupaak on selleks, et me saaksime pumbale niisuguse mõnusa pika mineku. Ehk siis pika töötsükli? Pika töötsükli. Ja kui me räägime nüüd on-off masinast, siis sellele suurem akupaak, et me saaksime ühe tubli töötsükli, et ta saaks ka selle võrra siis pikemalt puhata. Inverter soojuspumbal võib olla see akupaak mõnevõrra väiksem, eks ole, ja on-offil ta võiks olla mõnevõrra suurem. See suurus on ka kuidagi, on mingi rusikareegel, on mingi... Inverteritele paneme 100-liitriseid. Ja kui on meil väiksem niisugune visemad, siis paneme nagu väiksemad akupaake. Ehk siis mingisugune 10 liitrit per kilovatt? Jaa, täpselt. Okay. Ja ütleme, on-offil võiks ta olla siis? Võiks ikka rohkem olla 2 korda suurem. Niisugune 15-20 liitrit per kilovatt? Jaa, täpselt. Okay. Et siis selles mõttes me saaksime, tegelikult me vähendame tegelikult neid käivituste arve, eks ole? Kordi, jah. Just. Et ega siis meil kui me võtame nüüd mingi välistemperatuuril seal miinus mingi 20, mida võib-olla siin Saaremaal on väga harva, siis tegelikult masin käib meil niikuinii 24/7, eks ole. Aga kui meil enamus küttehooajast jääb ikkagi kusagile siia +5, -5 sinna vahele, ehk siis see niisugune kehv suusailm ja roheline talv, sellele eestlastel on üsna mitu nime sellele klimaatilisele konditsioonile, siis see on see aeg, kus meil tegelikult on selles küttehooajas ju kõige rohkem tööpunkt.
on. Eks, et siis selles mõttes välistada neid sisse-välja lülitustsükleid, mis ka tegelikult tootja ütleb, et mitte mingil juhul üle 6 lülituse tunnis. Ja. Et see on ikkagi tegelikult surmav juba soojuspumba kompressoril. Ja siis on nagu palju hullem, kui neid ei paigaldata üldse. No maakütte puhul on nagu erandid, et paneme vanemale majale, et siis on nagu suured diameetriga torud meil vanast ajast ja siis need on justkui nagu akupaak. Ehk siis kogu küttesüsteem on tegelikult nagu akumulatsioon, eks ole? Just, aga uuemad süsteemid, siis meil ei ole selliseid asju, siis meil on neid vaja. Ja maakütte puhul me saame rääkida akupaakide suurusest ja et kas mõnel süsteemil üldse on vaja, aga kui me nüüd räägime näiteks õhkveest, siis õhkveel nagu ei ole varianti, et me siia üldse ei pane seda. No võib-olla Lõuna-Euroopas, kus ei ole vaja sulatada, aga meil siin on nagu kindlasti vaja, et meil ei ole sulatuseks seda energiat kuskilt võtta, kui meil juba seda akupaaki. Just. Ja sealt algavad jällegi probleemid pihta. Ehk siis tegelikult, kui soojuspump teeb oma sulatustsüklit, ta tahab saada selle süsteemist tagasi sooja. Ehk siis ta tegelikult ju sulatab vastu küttesüsteemi. Teeb nii siia, siis kui meil on tuba soe, põrandakütte on kinni, siis me pole seda kuskilt võtta. Et on küll mingisugused ventiilid, mis lasevad, aga ikkagi häired on ka kiiret tulema. Okay. Ehk siis õhkvee puhul on ta kohustuslik. Maapumpade puhul on ta, no see oleneb olukorrast ja majast. Aga siiski ütleme, et ka tegelikult seal on ta ikkagi on ta nagu omal kohal. Et pigem meil on meil see akumulatsioonipaak olemas, kui me hakkame kuidagi mõtlema, et seda võiks teha vastu küttesüsteemi ja sest ka teinekord on ka see... Need on erinevad kokkuhoiu mõtted, eks ole, et ja siis hakkame muid asju ära jätma ja siis meil ongi täpselt see asi, nagu meil välja tuleb. Kui sul hea vaataja jäi midagi aru saamata, küsimata. Kui jutt kõnetas. Ja kui midagi on veel küsida, veel uurida, siis ole hea. Helista Maidule või kirjuta.